Taas Lääne-Raudtee tellis ühed uurimustööd, et mis uurimustööd need täpsemalt oli? Me oleme tellinud geodeesia ja geoloogia tööd nüüd Riisipere-Turba lõigul ja tegelikult ka Ellamaa piirkonnas. Et need on sellised tööd, et kui me räägime raudtee projekteerimisest, siis projekteerijad küsivad lähteandmetena seda, et millised on nii-öelda mõõdetud kõrgused ja milline on see maastik seal koha peal. Ja teise külje pealt nad küsivad ka seda, et kui me räägime raudteetammist, et mis seal raudteetammi all on, et millised maapinna kihid või millised materjalikihid, samamoodi millest see raudteetamm koosneb, et siis nii-öelda teha projekte ja teha arvutusi, et millist infrastruktuuri sinna rajada. Ehk siis, mida täpsemalt nende tulemustega saab peale hakata, et üldjoontes on see vist sama, mis te just rääkisite? See on tegelikult töömaterjal ehk teiste sõnadega, et ta on osa projekteerimisest, tihtipeale projekteerimisfirma tellib selle siis projekteerimise töö käigus esimese etapina, et selleks, et raudtee ehitus Turbani edasi Haapsaluni liiguks kiiremas tempos, siis Lääne-Raudtee lihtsalt tegi selle otsuse, et meil kuulus kogu selle protsessi peale hankest kuni valmis tööni circa 5 kuud, nii et me võime öelda niimoodi, et 5 kuu töö on selles mõttes tehtud, et isegi siis, kui Eesti Raudtee nüüd hakkab Turbani raudteed ehitama, et me oleme teinud kõik tööd niimoodi algusest peale, et Eesti Raudtee nõudmistega on asjad kooskõlastatud, Eesti Raudtee on juba tegelikult ka tulemused endale saanud, et täpsemalt siis arvutada, et kui palju näiteks on täiendavalt vaja materjali juurde, et see raudteetamm oleks selline nagu vaja on, siis millised peavad olema raudtee pealise ehitusele ehitatud nõuded, kuidas lahendada ülesõidud ja kõik selline asi, mis on selline projekteerimise tehniline töö. Te olete käinud kohtumas AS Eesti Raudteega, et mis on olnud nende kohtumiste kuumemad teemad? No, Vabariigi Valitsus on tegelikult väga selge otsuse ja Eesti riik kui Eesti Raudtee omanik on selle otsuse siis nagu andnud täitmiseks ja aktsiaseltsile Eesti Raudtee, et raudtee tuleb ehitada Riisiperest Turbani tegelikult nii-öelda 2018 aasta jooksul. Ja nagu ma ütlesin, et Lääne-Raudtee on siin omalt poolt, kuna me oleme juba 2 aastat tagasi käinud välja teema, et kui riik ei ehita, siis me oleme valmis selle ise tegema. Et me oleme omalt poolt terve rea töid ära teinud ja meie selline läbirääkimiste või täpsemalt öeldes selline koostöö fookus ongi olnud selles, et viia nad kurssi, mis on tehtud, anda materjale üle, vastata küsimustele ja siis vaadata ka selle pilguga, et võib-olla me saame täna veel, kuna me oleme ikkagi nii-öelda natukene kauem asjas sees olnud, mõned tööd ära teha, mis on mõistlik meil teha, et siis Eesti Raudtee saaks neid töid tulemusi kasutada ja see Vabariigi Valitsuse otsus, mis on kõva häälega ka välja öeldud, et raudtee peab Turbani jõudma, et see oleks ajakavas ja rahvas saaks rongidega sõitma. Meediast on läbi käinud, et raudteetamm Riisipere, Haapsalu ja Rohuküla kuulub AS Lääne-Raudteele, et kuigi tegelikult see kuulub vist OÜ Haapsalu raudteele, et kellele see tamm siis nagu õieti kuulub? No jah, et teemad iseenesest, kes millele, kuidas kõlama jääb, et kui me nüüd räägime nagu puhtalt omandiõiguse teemas, siis raudteetamm kuulub Haapsalu raudtee erastale ehk siis OÜ-le Haapsalu raudtee nii-öelda omandiõiguse seisukohast. Kui nüüd Lääne-Raudtee hakkas rääkima sellest, et okei, et meil on tegelikult ettevõtjad valmis ise panema selle kapitali, võtma pankadest laenu juurde, et ehitada see raudtee valmis tingimusele, et need Elroni rongid, mis on riigi ja Euroopa Liidu raha eest ostetud, et need Elroni rongid hakkaksid ka siis sõitma nii Turbani, Haapsaluni kui Rohukülani. Et siis selleks, et meie projekt oleks nagu, või meie ideed ei oleks lihtsalt selline jutt, et me oleme omalt poolt astunud terve rea samme, sealhulgas siis selle sama tammi omaniku ehk siis OÜ Haapsalu raudteega leppinud kokku, et see tamm ei läheks kuskile 3. või 4. isikule, vaid et meil on leping, et me saame põhimõtteliselt seda tammi kasutada, me loomulikult peame sellele OÜ Haapsalu raudteele maksma selle tammi väärtuse kinni, aga et meil oleks väga selge kokkulepped, et kui me tahame raudteed ehitada, siis need määramatused, et tamm, eks ju,
rongid, et meil on ka Elroniga kokku lepitud, et Elron on valmis tulema oma rongidega peale, kui asjaolud on sellised, et riik esitab tellimuse ja raudtee on vastavas nõudes. Me oleme samamoodi Eesti Raudteega leppinud kokku, et kui kuskilt maalt lõpeb Eesti Raudtee infrastruktuur ja algab näiteks Lääne Raudtee infrastruktuur, et siis kuidas see üleminek oleks nagu kõige mõistlikum. Et see kuulub meie arvates nagu projekti arenduse juurde ja ütleme see teema, et kuidas nüüd seda tammi küsimust lahendada, et me täna oleme tegelikult jõudnud siis sellesse maali, et meil on lihtsalt leping OÜ-ga Haapsalu raudtee, et me saame kõikides tammiga seotud küsimustes, ükskõik kas see puudutab siis selle tammi müümist või selle tammi kasutusele andmist või mingisuguseid kolmandaid, neljanda variante, me saame lihtsalt esindada täieõiguslikult ka Haapsalu raudtee positsioone. Mis on selle Riisipere-Turba projekti järgmised plaanid? Nüüd tegelikult siin on nagu kaks vaadet, eks ju, et nii nagu peaminister on kõva häälega välja öelnud, et see raudtee peaks minema Rohukülani, et mitte ainult Haapsaluni, vaid Rohukülani, et siis tegelikult me peaksime täna töötama juba sellel suunal, et mida on vaja teha selleks, et see raudtee ja rongiliiklus läheks Turbast edasi. Nii et üks suund on ilmselgelt selles, et vaadata nii-öelda pikemat vaadet, kust leida vahendeid, ehk siis milline on finantseerimisskeem, kas Lääne raudtee saab siin kuidagi abiks olla Eesti Raudteele riigile või leiab Eesti Raudtee ja riik omalt poolt nii-öelda lahenduse, rahastusskeemi lahenduses, see on tegelikult ju nagu võtmeküsimus. Nii et selles mõttes miks Lääne raudtee on esile nii-öelda asutatud või mis see missioon on, et tuua ikkagi rongid Haapsaluni vähemalt, eks ju, et me näeme, et meil on jätkuvalt nagu tööd küll, et selleni jõuda. Ja kui nüüd vaadata sellist kitsamat valdkonda, siis nagu juba mainitud, et Vabariigi Valitsuse otsus on täitmiseks nii riigile kuuluvatele ettevõtetele kui ka tegelikult eraettevõtetele, nii et selles mõttes me oleme enne öelnud, et me kiidame selle otsuse omalt poolt heaks, me ei ole kuidagi vahel või ees, et raudtee saaks Riisiperest edasi liikuda, et vastupidi, et me oleme täielikult koostöövalmis, meie eesmärk on täna neid töid, mida me oleme teinud, anda Eesti Raudteel üle, me oleme omavahel sellised põhiprintsiibid kokku leppinud, kuidas me suhtleme, kuidas me kommunikeerime, meil on juba nii-öelda järgmised sammud kommunikeeritud teineteisele, et mis kohtumisi meil on vaja teha, nii et ma arvan, et siin järgmised 2 kuud minimaalselt on väga töised, ehk siis suvi tuleb raudtee tähel.